Tere kõigile, kes meid kuulavad ja vaatavad. Algab Finantsinspektsiooni veebiseminar pettuskeemide ja finantskelmuste ohtlik maailm. Meie tunniajasel seminaril on 4 kõnelejat ja 4 erinevat teemade plokki, mis siis kõik on erinevate nurkapidi seotud pettuskeemide ja kelmide tegevusega finantsturul. Meie esimene kõneleja ja külaline on Pangaliidu juht Allan Parik. Tervist! Tere hommikust! Siin finantskelmid ja erinevad pettuskeemid on ajas aina kavalamaks ja osavamaks muutunud, et kohati on mindud isegi nii kaugele, et kelmid esinevad pangatöötajatena, helistavad inimestele ja meelitavad siis erinevat infot välja. Et kui palju käesoleval aastal on olnud selliseid juhtumeid? Tõepoolest, on tegemist negatiivse kahjuks kasvava trendiga ja mis muret teeb on see, et kelmid muutuvad üha nutikamaks. Ja kui me tõesti vaatame neid juhtumeid, mil siis kliendid meie poole pöörduvad vastavate muredega, et neid on üritatud nii-öelda petta või haneks tõmmata, siis tõepoolest ütleme nende juhtumite osakaal, kus siis ütleme nii-öelda väidetavalt siis pangatöötajana esinev pettur on nendega ühendust võtnud, on täna tõesti valdav ja valdav on ka ütleme see, et see väidetav pangatöötaja räägib vene keelt ja helistab siis ühest nagu Eestis tegutsevast pangast. Nii et me näeme nagu see on tõepoolest praegusel hetkel peamine nagu sihuke pettuse skeem, mida kasutatakse meie klientide suunal ja selle aasta esimese 5 kuuga on politsei minu teada registreerinud üle 170 juhtumi, kus siis on ennast nii-öelda siis on pettur esitlenud ennast panga töötajana ja lisaks sellele on veel üle 100 juhtumi, kus on üritatud investeerimispettuseid, et kokku nagu tekitatud kahju on klientidele selle aasta esimese 5 kuuga üle 2 miljoni euro. Peamine hulk on küll tulnud investeerimispettustest, aga ka ütleme arvuliselt on see pangatöötajana ennast esitlevate petturite arv päris suur. Ja nagu ma ütlesin, et see peamine ohver, ütleme, kas valdavalt ohvrid on siis vene keelt emakeelena kõnelevad isikud ja vanuses üle 55 aasta. Nii et kui me räägime sellest, et kuidas selle vastu võidelda, siis peaks nagu oma ennetuse suunama, ütleme siis vene keelt kõneleva elanikkonna suunas eelkõige ja samuti ma tahaks nagu julgustada nooremaid pereliikmeid, oma vanemaid ja vanevanemaid siis teavitama ja harima, ütleme siis nendest tänapäeva ühiskonnas ja keskkonnas valitsevatest ohtudest. Ehk siis ikkagi selline pigem vanem generatsioon, aga millised on sellised levinuimad küsimused siis, mida küsitakse nende niinimetatud pangatöötajate poolt inimeste käest? Siin ütleme, nad on väga loomingulised. Ütleme niimoodi, et alates sellest, et öeldakse, et on toimunud mingisugune küberrünnak näiteks, siis et on mingisugused kahtlased liikumised teie kontol, aga mitte ainult, et võib öelda, et on mingid probleemid kaardimaksetega, on vaja näiteks andmeid uuendada, on mingite laenudega seotud küsimus või ülekannetega seotud küsimus. Et ühesõnaga mida iganes, mis võimaldaks ja annaks aluse nii-öelda siis selle nii-öelda eeldatava ohvri suunas pöörduda ja ühendust võtta. Aga ma tahaks siin ühe asja hästi nagu selgelt välja tuua ja panna nagu klientidele südamele, et ei ükski pank ega ametiasutus ei küsi telefoni teel teie käest siis teie nii-öelda isikukoode ütleme pangakontole ligipääsuks vajalikke nii-öelda siis andmeid ja pinne. Et sellel on väga selge põhjus, miks pangad annavad need koodid ja pinnid ja salasõnad kinnises ümbrikus. See on sellepärast, et need on ainult kasutamiseks teile, mitte jagamiseks isegi oma sõbrannade rääkimata pereliikmete ja rääkimata siis ütleme tundmatule helistajale. Et keegi ei kujuta ju ette nagu seda, et kui tänaval tuleb vastu teil ütleme siis võõras inimene ütleme ja palub teil ulatada oma rahakotti, ei anna ju seda, eks ju. Nii et selles mõttes veel kord ma tahan öelda seda, et ei pangad kindlasti telefoni teel pinne ja ligipääsukoodi ei küsi, nii et see, kui midagi sellist on, see on automaatselt punane tuli ohumärk. No ometi ikkagi inimesed, nagu me teame, annavad ja kelmid pääsevad neile ligi, et kohati on isegi võetud kiirlaene
nagu nende samu koode kasutades või laetakse arvutisse mingi platvorm alla? No täpselt, et sellega see nimekiri nagu ei lõppe, küsitakse nii-öelda siis dokumendi numbrit, sageli küsitakse ka siis dokumendist pilti ja kui küsitakse pilti, siis ongi automaatselt see ohumärk, et üritatakse ilmselt kasutada seda nii-öelda ohvri nimel kiirlaenu võtmiseks, eks ju. Rääkimata küsitakse ka kaardi andmeid, kaardi ligipääsu koode ja see, et viimasel ajal on tõesti, oleme näinud ka seda, et palutakse, et laadige alla nagu siis nii-öelda turvaprogramm, aga see turvaprogrammi allalaadimise käigus tegelikult, mis juhtub, on see, et tegelikult annate ligipääsu sellele petturile ja kelmile mitte ainult ütleme oma nii-öelda salakoodide ja sõnade osas, vaid tegelikult ligipääsu kogu oma arvutis sisalduva informatsiooni osas. Ja üks asi veel, mida ma võib-olla tahaks südamele panna, on see, et need petturid on nagu hästi nagu selles mõttes, kuidas öelda siis, manipuleerivad ja intensiivsed. Ja seepärast on nagu see, et kui te saate nagu selle kõne tunnete, ütleme, et midagi ei ole õige, eks ju, et siis katsuge nagu siis sellest kõnest ruttu väljuda. Väga okei on lihtsalt see kõne ära lõpetada, aga kui ikkagi on raske, siis kasutage lihtsalt öelda ei aitäh. Et ei, ma ei soovi, ei aitäh. Ja kui te näete, ütleme, kui te olete korduvalt seda ei aitäh näiteks öelnud ja näete, et nagu see vastaspool muutub närviliseks, agressiivsemaks, siis on järjekordne väga selge selline nagu ohumärk, et tegemist on petturiga. Samamoodi, kui keegi helistab teile, ütleb näiteks, et kuulge, et teil on vaja hästi kiiresti midagi teha pangas, eks ju. Jällegi, ohumärk on ja ärge kindlasti kiiresti mingi tegevusega kaasa minge, vaid et ennem võtke see aeg, helistage oma panka, siis klienditoe telefonile või oma kliendihaldurile, kui teil on, küsige, kas selline kõne on tehtud, et kontrollige üle. Ja rääkimata nagu nendest, et kui nagu tulevad nii-öelda libakirjad pankadelt, et kus on siis mingisugune jällegi mingi link, kuhu palutakse sisestada oma siis konto ligipääsu nii-öelda andmed või siis SMS, kus on nagu link, et jällegi helistage üle, ärge palun reageerige nendele ennem, kui te olete üle kontrollinud pangast, et kas see on õige või vale, et olge hästi ettevaatlik. Kelmid manipuleerivad inimestega, et ma olen kuulnud, et seatakse üles ka selliseid nii-öelda lõkse või siis investeerimisplatvorme inimestele, kus inimene näebki justkui, et tema investeeritud raha juba kasvab ja investeeri veel juurde ja siis ongi võimalik niimoodi raha ära võtta inimese käest. No jah, see on järjekordne üks väga levinud nagu pettuse liik, ütleme, see nüüd puudutab nagu investeerimispettuste valdkonda, kus on tõepoolest, ütleme siis pakutakse nagu väga kõrgeid tootlusi ja tõepoolest, kui inimene nagu vaatab, ütleme siis pakutakse siis näha, kuidas teistel on läinud, pakutakse võimalust alustada väikeste summadega investeerimist ja tõepoolest inimene näebki, et tema raha kasvab kenasti, aga inimene ei tea, et see platvorm ja need numbrid, mida ta näeb, on tegelikult siis nagu nende petturite poolt püsti pandud ja produtseeritud. Ja kui ühel hetkel hakkabki tekkima kahtlus ja reeglina kahtlused hakkavad tekkima siis, kui tahad hakata raha välja võtma ja natuke seda kasumit nagu nii-öelda siis realiseerima, eks ju, siis on nagu see, et võib tulla sul see, et okei, pakutakse sulle, ütleme, et okei, tõepoolest, need on võib-olla petturid, aga meil on, ütleme, pakume teile nagu välismaist nii-öelda juriidilist abi ja tuge, eks ju, niimoodi, aga paraku väga sageli võivad ka need kõned olla, sellel nii-öelda tulevad jätkukõned, need võivad olla samamoodi petturite kõned ja tegelikult see nii-öelda nõustamise tasu, mida te maksate, läheb nendele samadele petturitele tegelikult. Nii et selles mõttes nad on väga nutikad ja need skeemid lähevad järjest keerulisemaks. Aga mida saab pank teha näiteks, kui inimene on saanud sellise kõne, ta on võib-olla investeerinud raha, andnud oma pinne, paroole, aga ta juba ühel hetkel nagu saab aru, et midagi on kahtlast, ta helistab panka, et mis siis saama hakkab või mida pank teha saab? Kui teil vähegi väike kahtlus tekib, siis oluline on hästi kiiresti reageerida ja hästi kiiresti oma pangaga ühendust võtta. Sest et ainult kiiresti reageerides ja ühendust võttes meil võib olla võimalus need summad ja ülekanded peatada. Et kui raha on juba üle kantud, siis tegelikult ei ole võimalik enam reeglina nagu midagi meil teha ja siis on ta juba tegelikult juba politsei nii-öelda uurimis ja juhtum, et seda raha tagasi pöörata ja neid kurjategijaid tabada. Et oluline on hästi kiiresti ühendust võtta
ja ainult sellisel juhul meil on võimalik nagu võib-olla sellel nii-öelda rahalt sabast kinni saada, aga paraku tänasel hetkel nagu maksed liiguvad väga kiiresti, nii et me ei räägi siin tundidest, me räägime sellest, et tuleb minutite jooksul ühendust võtta ja siis on võimalus nagu nendest võib-olla nagu raha sabast kinni saada. Ja võib-olla üks asi veel, mida ma tahtsin tuua, et tegelikult et soovitan ka klientidele aega lihtsalt oma kontosid nagu jälgida. Sest üks pettuse viis on jällegi nüüd see, et võidakse kasutada meie kliendi kontosid nii-öelda vahekontodena ülekandmiseks. Et ilmselt sellisel juhul olete ilmselt kuidagi juhus kogemata andnud oma ligipääsukoodid, internetipanga ligipääsukoodid mingil varasemal hetkel nendele petturitele ja kurjategijad kasutavad siis sellisel juhul teie kontot nii-öelda selle kuritegelikul teel varastatud raha liigutamiseks ja jälgede peitmiseks, et neid oleks raskem tabada. Nii et selles mõttes nad on nagu veel kord ääretult leidlikud. No inimesed tahavad alati leida kedagi, kes on süüdi või kes vastutab, isegi kui teinekord võib-olla ise ollakse tehtud vale otsus. Et kas pangad on saanud ka kahjunõudeid või mingeid nõudeid, kus inimesed siis soovivad oma raha tagasi saada ja esitavad pangale selle nõude? No, loomulikult, kui on raha kaotatud, pettumus on suur, eks ju. Aga paraku nagu olukordades, kus siis klient on petturile ise andnud oma kontole ligipääsu õigused, ta on ise kinnitanud makse, siis pangal on väga väike võimalus sekkuda. Et need internetipangas tegelikult need maksed sellisel juhul toimuvad reeglite päraselt. Kui te telefoni teel olete andnud oma siis nagu mobiil-ID või smart-ID, sisestanud oma nii-öelda mobiil-ID või smart-ID pinni, siis tegelikult see võrdub, ütleme, puhtale valgele paberile allkirja andmisega. Ja see tähendab seda, et ütleme, mitte ainult raha ei saa liigutada, vaid ütleme, teie nimel saadakse sõlmida ka laenulepinguid ja teha muid tehinguid. Nii et selles mõttes, kui te olete ise loovutanud petturile need andmed, siis paraku see vastutus ja keegi teile kliendile seda raha ei kompenseeri. On palju juhtumid, kus me tegelikult oleme üritanud nagu nähes, et need maksed, mida klient soovib teha, on kahtlased. Me oleme üritanud klienti veenda, et ärgu tehku neid makseid, aga kui ta lõpuks jääb enesele ikkagi kindlaks ja soovib neid makseid teha, siis me oleme sunnitud need maksed tegema, pangana teostama. Ja nagu ma ütlen, et te näete, et see on juba kahtlane, aga te olete sunnitud tegema. Kui me üritame küll veenda, aga kui ta jääb ikkagi endale kindlaks, et tahab seda teha, siis me oleme sunnitud täitma kliendi korralduse. Ja sellisel juhul ütleme, nagu ma ütlesin seda, et reageerimiseks aega on nagu minutid sisuliselt, sest et see, kui raha on juba üle kantud, eks ju, siis seda tagasi saada on väga keeruline ja nagu ma ütlesin, see on politsei teema. Mida siin oleks võimalik, kas riigil oleks võimalik midagi siin teha, kuidagi sekkuda, et ühtepidi inimesed peavad ise teadlikkust kasvatama, pangad teevad seda, kas kuidagi riigi poolt oleks võimalik tuge pakkuda sellele olukorrale? Ma arvan, see on selline, see on suur rahvusvaheline probleem, see ei ole Eesti probleem eelkõige, eks ju, et see on, ja seepärast siin ei ole ühte kindlat võluvitsa nagu ei ole, eks ju, et ma arvan, kõige olulisem siin on ikkagi teadlikkuse kasvatamine, ja ma tahaks tegelikult tunnustada siin nagu meie politseid selle eest, et viimasel aasta jooksul on tegelikult päris palju seda teemat hoitud fookuses ja avalikkuse ja meedia tähelepanu all. On räägitud ja lahatud erinevaid nagu juhtumeid nii meedias kui sotsiaalmeedia, mis tegelikult on, ma arvan, hästi õige tee, sest et rääkides nendest juhtumitest, nendest kaasustest, ütleme, paraneb meie teadlikkus ja läbi sellega väheneb võimalus, et meid nagu kuritarvitatakse ära. Ja ka Pangaliit on tegelikult pöörab hästi palju tähelepanu meie klientide teavitamisele, nii-öelda harimisele selles vallas ja meil on plaanitud ka sellesse sügisesse tegelikult järjekordne teavituskampaania, mis on suunatud eelkõige venekeelsele elanikkonnale ja annab praktilist nõu, kuidas öelda ei aitäh ja nende petturitega nagu hakkama saada. Võib-olla lõpetuseks võtta veel kokku mõned märksõnad, et inimesed, kes meid täna kuulavad, et võib-olla rõhutada 3 asja, millele tähelepanu pöörata, kui nad saavad kahtlase kõne, et mida nad peaksid jälgima? Veel kord, ma arvan, et hästi oluline on see, et kui küsitakse teie käest teie kontole ligipääsu andmeid ja koode, siis
telefoni teel, pank neid kunagi ei küsi. Et see on, ma arvan, et nagu sihuke võib-olla kõige olulisem asi, mida meelde jätta nagu, et olge hästi okei on, ütleme, need kõned katkestada, ärge laskuge nagu vestlustesse, öelge ei aitäh, ma arvan, et see on väga selline nagu praktiline. Ärge kiirustage, kui on väiksemgi kahtlus, helistage, küsige oma pangalt üle, ennem kui te mingisuguseid samme astute. Ja kui jääb ikkagi mingisugune halb tunne, siis koheselt kontakteeruge pangaga, sest hästi kiiresti reageerides ainult on võimalik võib-olla teie midagi päästa. Ja keel oli vist ka, et pigem siis mitte eesti keeles, vaid jah, aga me ei saa välistada, ütleme, nagu ma ütlesin seda, et see on rahvusvaheline kuritegevus, seepärast reeglina need kõned tehakse kas siis vene või inglise keeles, aga me ei saa välistada, et tuleb ka kõne, eestikeelne kõne. Et see on võib-olla, kui me ütlesime küll alguses, et 2 miljonit on nagu inimesed on raha kaotanud selle aasta esimese 5 kuuga. See on suur summa, aga suhteliselt ma arvan, et Eestil on tegelikult võib-olla läinud tänu sellele, et meil on väga selline omapärane keel, väike turg, võib-olla isegi hästi, aga veel kord, olgem valvsad ja tähelepanelikud. Suured tänud Pangaliidu juht Allan Parik. Aitäh! Nagu me kuulsime, siis selle aasta 5 kuuga peteti Eesti inimestelt juba üle 2 miljoni euro siis raha välja ja see number pigem kasvab. Meie teine tänane kõneleja on Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur, kes siis läheb oma ettekandega veel sügavamale, räägib politsei poolelt siis, millised on need finantskelmuste levinumad vormid, natuke numbritest ja võib-olla ka sellest, et mida siis teha, kui oled kelmi võrku sattunud. Palun, Leho Laur. Tere hommikust kõigile kuulajatele, vaatajatele. Jah, ma siis püüan seda finantskelmuste ja petuskeemide valdkonda natuke politsei poole pealt avada, et mida meie näeme ja kuidas meie sellest süsteemist oleme aru saanud. Aga selleks, et teema sisse juhatada, võiks alustada sellest, et natuke ajalukku vaadata, et kus see finantskelmuste või siis investeerimiskelmuste teema üldse pärit on. Ja siin slaidil on 2 härrasmeest. Esimene neist siis vuntsidega mees Charles Ponzi, kes oma tegevusega sellele investeerimiskelmuste valdkonnale ka nime andis, et Ponzi skeem laialt tuntud ja seal siis asi seisneb selles, et uued investorid maksavad kinni eelmiste investorite intressid. Tegutses see mees siis 2020. aastal Bostonis, Ühendriikides ja jõudis ta selles valdkonnas tegutseda circa aasta. Ja selle aja jooksul tekitas ta siis investoritele kahju tänapäeva mõistes circa $200–250 miljonit. Et aastaga päris palju. Ja jällegi midagi ajas selles mõttes ei ole muutunud, et peibutamiseks pakkus ta üle mõistuse suurt intressi ja tootlikkust, et inimesed läksid õnge. Ja teine mees muidugi kaasaegsem Bernie Madoff, kes siis samamoodi Ühendriikides tegutses. Ütleme nii, et eristab teda siis Ponzist võib-olla see, et tema haare oli juba laiaulatuslikum üle nii-öelda Ühendriigi. Mahud olid oluliselt suuremad, tegemist oli siis ka nii-öelda Ameerikas lugupeetud härrasmehega, filantroobiga, mitmete fondide asutajana ja rahastajana ja ka mingil hetkel oli ta Nasdaqi börsi esimees, nii et väga tõsiselt võetav härrasmees, aga peeti ta kinni siis 2008. aastal ja õnnestus tal siis selle ajaga investoritele kahju tekitada $65 miljardit. Nii et elu on näidanud, et need skeemid on ajas küll muutuvad, aga see põhimõte ja eesmärk on ikkagi üsna sama, et inimestelt raha ära võtta ja selle eest ise hästi elada. Kui nüüd vaadata seda, mis meil täna toimub, siis loomulikult me oleme nii-öelda ajas edasi läinud ja kahjuks või õnneks mõlemad pidi võib vaadata, et nagu te siit pildilt näete, Eesti inimestel on sääste tekkinud, mida investeerida. Ja kahjuks on need numbrid, mis neilt ära võetakse, märkimisväärsed, et 19-20 aasta võrdluses juhtumite arv on kerges tõusus, aga summad kasvavad, et 19 aastal siis 3,4 miljonit ja
20 aastal 5,6 miljonit ja 21 numbrid näitavad seda, et ega see aasta nagu me alla ei jää nendele kahjudele, mis siin varasemalt tekkinud on. Et siin on nüüd selles tabelis puhtalt investeerimiskelmuste juhtumid ehk et tegemist on siis karistusseadustiku paragrahvi 211, kus siis inimestele luuakse või esitatakse nii-öelda vale teavet asjaolude kohta või jäetakse see teave esitamata, mis siis mõjutaks neid seda investeerimisotsust tegema. Ja noh, me elame tegelikult täna selles ajas, kus sellises noore kapitalismi ühiskonnas on inimestel säästud tekkinud. Ja paraku ei ole meil see teadmine ja investeerimistarkus järgi tulnud, et see põhjustabki seda, et me oleme täna siis Eestis sellises olukorras, kus inimesed on nagu selle oma ajastu või oma aja ohvrid natukene. Ja nagu tavatsetakse öelda, et Eesti inimene, kui autot ostab, siis ostab läbisõitu, siis paraku sellised algajad investorid ostavad seda kõrget tootlust, mida neile lubatakse ja seetõttu on neid nagu üsna kerge õnge võtta. Kui nüüd veel süvitsi sisse minna sellesse valdkonda, siis täna politsei on läbi erinevate menetluste siis jõudnud teadmisele, et tegemist ei ole selliste lainete puhul üksiküritajate või mingi põlve otsas tegutsejatega, et tegemist on rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega. Selles valdkonnas liiguvad väga suured rahad, väga paljud inimesed saavad väga valusasti pihta ja inimeste elud saavad päris kõvasti kannatada. Siin on nüüd selle slaidi peal on ära toodud üks nii-öelda sellise organiseeritud investeerimiskelmuste jõugu selline ülesehitus või sellise platvormi ülesehitus, mismoodi see on üles seatud. Neid on tegelikult maailmas hästi palju regiooniti. Meie regioon on siis sellepärast erinev, et me oleme nii-öelda sellest nii-öelda postsovetlikust kultuuriruumist ja vene keel on siin see keel, millega on võimalik siis seda haavatavat seltskonda püüda. Ja esimene tasand on siis selline osinti tasand ehk open source intelligence. Põhimõtteliselt see on internet koos kõigi oma võimalustega, et kõik me jätame netti maha endast terve hulga andmeid, meist jääb netti maha andmeid, netis müüakse erasektoris meilt saadud andmeid ja nii edasi, et terveid andmepankasid ja andmekogusid ja tehakse seda osintit siis selle eesmärgiga, et oleks võimalik järgmisel tasandil ehk sel kõnekeskuse tasandil siis inimeste poolde pöörduda võimalikult personaalselt, võimalikult individuaalselt, et teatakse juba tausta, osatakse number ja nimi kokku viia, osatakse võib-olla öelda ka mingi tegevusala, mis iganes, et saavutada seda kontakti. See kõnekeskus on siis teine tasand, kus ühe sellise platvormi puhul võib töötada 10 kui 100 inimesi, kes helistavadki, kelle töö on igapäevaselt siis nende ositi andmete põhjal kontakte luua, inimesi meelitada siis sellele esimesele investeeringule. Ja nagu siin ka eelkõneleja rääkis, et need kõned suuresti on vene keeles, need kõned on väga intensiivsed, sellised agressiivne müügitehnika, väga heade argumentidega muidugi, ega nad ennast nii-öelda endale ära öelda ei luba väga ja kui nüüd see inimene, kes on siis läinud selle kõnega kaasa ja ta on lasknud ennast juhtida siis sellele kolmandale platvormile ehk selle virtuaalsele platvormile, siis seal toimub ka see esimene investeering, talle tehakse konto. Inimene siis annab endalt ära rahakotist mingisugused esimesed võib-olla 100-200 eurot, nii palju kui tal siis võimalik on. Ja muidugi nendel virtuaalsetel platvormidel ei ole nagu reaalsusega tegelikult mitte midagi pistmist, et need on manipuleeritud ja juhitud nende samade kelmide poolt ja seal hakatakse siis üsna pea näitama, et tootlus kasvab, raha paisub ja elu läheb aina ilusamaks. Mistõttu inimene on oma loomult nõrk ja selles mõttes ka ahne ja ablas, et kui sa näed, et su esimene 100 eurot ikkagi hoolega kasvab, siis sa oled valmis sinna raha juurde panema ja sinuga tehakse nii-öelda igapäevaselt kogu aeg tööd, kontakt on loodud, su raha kasvab, sa oled seal platvormil juba klient ja nii edasi. Ja ühel hetkel siis jõuad sa sellele 4. tasandile, kui sa oled piisavalt sinna investeerinud, et nüüd on see selline Ponzi halduri tasand, kus siin viiakse kokku siis nii-öelda tipphalduriga, kellel on väga head
sidemed, väga head kogemused, miljoneid teeninud, aga ta on sinu välja valinud just sellepärast, et sa oled nii-öelda potentsiaalikas klient ja tema kaudu on võimalik siis sul nii-öelda uusi uksi avada ja siis uutele rahaväljadele põrutada. Ega eesmärk ei ole midagi muud, rohkem raha panna, kallimad tehingud, suuremad summad ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel, kui sa vaatad, et su raha on piisavalt kasvanud ja ma ei tea, tulemas on naise sünnipäev või tahad reisile minna puhkusaeg ja otsustad, et võiks ju midagi sealt nüüd välja võtta, et raha teenib hästi, siis hakkavad probleemid tulema, et seda raha sealt kuidagi kätte ei saa. Ja ühel selgel põhjusel sa ei saa, ega seda raha seal tegelikult ei ole. Kõik see, mis sa sinna pannud oled, on juba liikunud kuhu iganes üle maailma laiali, et ega sealt midagi välja võtta ei olegi. Ja õigupoolest ega selle skeemi puhul ei olegi mingit eesmärki inimestele mingit raha tagasi anda kunagi, et nad ei saagi midagi teenida. Et see nagu eristab seda tavapärasest sellest Ponzi skeemist, et see on nagu kelmus algusest peale. Ja pakutakse veel võimalus, et kui sa tahad raha välja võtta, siis ilmselt tuleb tasuda mingisuguseid notaritasusid, mingid lepingutasusid, veel mingisuguseid takistusi on tee peal, mida siis on võimalik rahaga kõrvaldada. Aga ühel hetkel lõpeb ka see ära ja sinuga enam ühendust ei võeta. See on nüüd see koht, kus tavaliselt inimesed hakkavad politsei poole pöörduma, et nüüd on mure, nüüd me oleme rahast ilma, et meid on vist petetud. Aga elu on näidanud, et vaatamata sellele, et nad on aru saanud ja ka politseis juba käinud ja neile on selgitatud, et tõesti te olete sattunud sellise kelmuse ohvriks, siis kui pakutakse seal platvormil võimalusi oma raha kätte saada, siis nad on nõus maksma veel ja veel viimases hädas laenu võtma, mida iganes, et oleks võimalik midagigi sealt kätte saada. Ja viimane tasand on siis nii-öelda õigusnõustamine ja advokaatide tasand, kus kui inimesed on nagu viimases seisus, siis võetakse nendega ühendust, öeldakse, et jah, me pakume teile juriidilist nõu, me teame, et olete sinna investeerinud, me kogume kokku neid nõudeid, oleme valmis teie raha ära tooma, aga see võtab omakorda kulutusi ja siis makstakse veel advokaatidele, nii-öelda olematutele advokaatidele raha juurde. Ja lõpp on see, et tõesti saad inimesed õnnetute eludega kõik oma elu säästud ära pannud võlgades ja hävingus. Paraku nii see on. Ja selline süsteemne, üles ehitatud, organiseeritud kuritegevus, see sama skeem ilmestab väga hästi, et siin need erinevad tasandid ei pruugi omavahel üldse seotud olla. Nad ei pruugi teada, kes nendel tasanditel on. Siin on kindel hierarhia paigas, kes annab korraldused ühele, kes teisele, kes kolmandale, kuidas need liiguvad. Et see on selliselt väga peenelt ja süsteemselt üles ehitatud ja muidugi ka hästi konspireeritud, et siin seetõttu, et on ka rahvusvaheline, on siis ka menetluses üsna keerulised väljakutsed, et selliste platvormidega võidelda. Et siin ma pean ütlema, et head kolleegid Põhja prefektuuri kriminaalbüroost on siin pikka aega selle valdkonnaga tegelenud ja suutnud siis sellised asjad välja selgitada ja seda lihtsam on meil nagu võidelda selle kuritegevuse liigi vastu. Nüüd siin eelkõneleja juba korra puudutas, aga ma käin ikkagi üle. Pankade petukõned. Et see on nüüd viimase aja trend, nagu siit tabelist ka näha võib, et eelmise aasta juunist-juulist hakkasid need sündmused pihta ja tõesti võetakse ühendust inimestega ja esitletakse ennast pangatöötajatena. Tegelikult see laias laastus on ta üsna sarnane selle eelneval slaidil näidatud platvormiga, ehk et see kõnekeskus töötab samamoodi, andmed saadakse samamoodi, ainult see sihtrühm on vähe teine, et siin püütakse sellist nagu pigem venekeelses inforuumis ja venekeelse kõnega olevaid või emakeelega olevaid inimesi. Saadakse kätte siis kasutajatunnused PIN 1, PIN 2 ja loomulikult raha liigub minema. Aga nagu siin ka eelkõneleja ütles, et viimasel ajal on õnnestunud siis ka seda raha peatada enne lõplikku äraminekut ja inimesed on oma rahaga tagasi saanud. Aga jällegi, siit edasi areng. Iseenesest absurdne, et inimesed on valmis nagu selliseid riske võtma või valmis nagu sellistele avantüüridele minema, et helistatakse ja öeldakse, et teie pangakontol toimuvad mingid imelikud tehingud, me pangas ei suuda nagu seda pidurdada, palun minge võtke kõik oma pangast sularahane välja ja tooge meie nii-öelda panga volitatud isiku või agendi kätte ja on olnud juhus Eesti Vabariigis, kus 10 000 eurot on niimoodi välja võetud ja inimesele ära antud, suvalisel inimesel tänavalt. Ja ühel puhul siis 40 000
suudeti ära hoida pangatöötajate hea veenmisoskuse tõttu, et seda raha taheti välja võtta, aga pangatöötajad suutsid sellele käe ette panna. Nii, miljon võimalust veel. Internet annab ja pakub erinevaid skeeme ja võimalusi, et siin mõni aasta tagasi olid hästi aktuaalsed PEC-skeemid, siis see on business email compromise skeemid, kus siis kelmid esitlevad ennast ettevõtete juhtidena, üritatakse siis kahte pidi, kas nii-öelda koostööpartnerilt raha kätte saada või koostööpartnerilt kaup kätte saada, võltsitakse erinevaid dokumente, mida iganes, kuni selleni välja, et ettevõtete seal dokumentatsiooni ja nii edasi, et võimalikult ausalt muljet jätta. No Eestis levinud ka armukelmused, erinevate internetisaitidel leitakse eluarmastus ja mingi aja pärast siis kingitakse sellele eluarmastusele oma raha ja vara ära, antakse ära põhimõtteliselt, et siin ka võib see armukelmuste nii-öelda asi võib areneda siis selleni, et sind ikkagi meelitatakse lõpuks mingisuguse platvormi peal, on see siis virtuaalvääringu platvorm või investeerimisplatvorm ja lõpuks sa selle raha seal ära annad. Neid nüüd eristab see, et need armukelmused võivad kesta hästi pikka aega, et siin on olnud juhuseid, kus circa aasta on toimunud selline igapäevane suhtlus, hommikused, õhtused tervitamised ja tööd ütlemised kuni selleni välja, et siis mingi aja pärast alles hakkab see nii-öelda see kelmus realiseeruma, et saavutatakse see usaldus ja nii edasi. Siis on nii-öelda see sextortion, kus inimesed on püütud sellises intiimses olukorras filmilindile või pildile ja siis neid pilte ähvardatakse siis laiali saata ja sellega siis nõutakse inimestelt raha välja, et see on pigem niisugune väljapressimise teema, aga jällegi internet pakub neid võimalusi, kuidas see on võimalik nagu läheneda inimesele. Ja muidugi lugematu arv võimalusi veel, kuni selleni välja, et siin Eestis on olnud juhtumeid, kus ostetakse Venemaalt koeri ja et nende koerte vettkontrollist läbimiseks, üle piiri toomiseks on vaja mingisugused ettemakse teha ja jälle raha maksta ja lõppkokkuvõttes muidugi ei ole koera, ei ole midagi, aga rahad on läinud. Et jah, selline see maailm on ja paraku tuleb selles internetikeskkonnas ettevaatlik olla. Mida siis meie teeme? Keskkriminaalpolitsei. Keskkriminaalpolitsei on võtnud sellise seisukoha, et me tegeleme sellise finantsvaldkonna seirega pidevalt ja tegeleme siis Eestis selliste kaasustega, mis ikkagi mõjutavad meie finantssektori usaldusväärsust. Finantssektori usaldusväärsus tähendab tegelikult riigi usaldusväärsust ja me otsime alati nende kaasuste tagant sellist laiemat mõju, et mida üks või teine võib kaasa tuua või kuidas siis seda negatiivset mõju riigile vähendada ja meie finantssektori läbipaistvusele ja usaldusväärsusele. Ja seetõttu meil on 3 kaasust praegu, mis ma siin välja olen toonud. Need kõik on hetkel veel nii-öelda eeluurimise või kohtumenetluses, et siin otsuseid veel taga ei ole, mistõttu ma ei saa ka nendest väga süvitsi rääkida. Aga Investia siis oli investeerimisplatvorm, mis kutsus investeerima erinevatesse projektidesse, mida tegelikult olemas ei olnud. See ettevõte Eestis alustati, üsna kiiresti liikustasid nii-öelda nende vedajate poolt, alustajate poolt minema ja Eestiga teda rohkem ei seogi tegelikult kui see, et aadress asub Eestis. Eriala hoiulaenuühistu jälle omas ajas omamoodi lähenemine. Siin seda iseloomustab võib-olla kõige rohkem see, et inimesed, kes sinna hoiulaenuühistu liikmeks astusid, andsid ise volitusega ära oma õigused tegelikult kaasa rääkida selle laenuühistu tegevuses ja investeerimises, kuhu need rahasid pannakse, kuidas neid kasutatakse. Ja jällegi oleks saanud varasemalt siis ära hoida, markerid oleks pidanud põlema minema selle tõttu, et selle laenuühistu looja tegelikult varasemalt mitu korda karistatud ja usaldusväärsuse küsimus ikkagi väga tõsine. Ja hiljem oli ta siis nii-öelda selle ettevõtte varijuht. Ja viimane, kes üritas Vabaks OÜ siis kasu lõigata võib-olla praegu väga aktuaalsest pensionifondidest vabanevast rahast, aga paraku sellise tegevuse jaoks, et viia kokku investoreid ja inimesi, kes oma raha tahavad varem kätte saada, on vaja tehtavaid lubasid ja neid lubasid neil ei olnud. Ja teine asi veel, et me idame neile praegu ka ette ikkagi investeerimiskelmust ehk et nad esitasid siis avalikkusele valesid asjaolusid oma tegevuse ja ettevõtte ulatuse kohta. See olekski lühidalt kõik. Tegelikult see teema on hästi lai. See teema
vajaks veel ja oleks võimalik siin väga süvitsi minna, pikalt rääkida, aga paraku aeg saab otsa, nii et aitäh kuulamast kõigile. Ja suured tänud. Ma küsin ühe lisaküsimuse ka, et kui palju teie olete tabanud neid kelme, et kui pikk protsess ühe sellise finantskelmi tabamine on? No, kui te nägite seal statistika näitas aastast 19, 20, 21 on ju. Eks neid pandi varem ka toime, aga sellised rahvusvahelised platvormid, nende nii-öelda niiditõmbajate ja organisaatorite tabamine, see on tõesti, see on väga pikk töö, väga mahukas töö ja on väga tõenäoline, et neid inimesi tabatakse mingid vahelülid, kes seal seda asja nii-öelda avalikult teevad, aga lõppkokkuvõttes on väga keeruline sellise rahvusvahelise menetlusega nende päris niiditõmbajateni jõuda. Küll maailmas tabatakse või Euroopa mastaabis igapäevaselt kümneid, sadu selliseid kelme, aga paraku see ei muuda olukorda. See ei muuda olukorda senikaua, kui inimene on selline, nagu ta on valmis ära andma oma raha suurte lubatud numbrite peale ja nii ta on. Aga Keskkriminaalpolitsei on võtnud nagu sellise seisukoha, et need samad kaasused, mis ma ka siin välja tõin, et me püüame olla nende kuritegude juures siis, kui neid toime pannakse. Ehk et me analüüsime, me teeme olukorra pilte ja me tegutseme nii-öelda ennetavalt, et kui see asi on toimumas parasjagu, et mitte hakata tagantjärgi neid jälge ajama, siis me oleme kohe kohal. Suured tänud. Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leo Laur. Palun. Liigume edasi järgmise kõneleja juurde, kelleks on Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Ja Siim räägib oma ettekandes täpsemalt siis sellest, miks on oluline enne investeerimisotsuse langetamist kontrollida ettevõtte tausta ja võib-olla ka selline kodutöö eelnevalt ära teha. Palun, Siim. Jah, tervist ka minu poolt. Et mina räägin siis täna natuke kitsamalt finantspettustest ja nende tõkestamisest siis läbi võimaluse, kuidas Finantsinspektsioon seda teeb. Pealkiri, mis mul täna ettekandel on tegelikult ajendatud ühest viimasest elulisest sellisest kaasusest, kust ma lugesin lehest just nagu Finantsinspektsioon paneks siis võimalikel kelmidel käsiraudu ja kuidagi neid siis kinni peaks, et lihtsalt selgus huvides, et Finantsinspektsioon seda teha ei saa, et meil sellist õigust pole. Sellised meetmed on politseil, see on nende kindlasti politsei töö üks oluline komponent. Küll, mida Finantsinspektsioon teha saab sellise võitlusega, siis finantskelmidega, me jagame siis kriminaalmenetluses vajadusel teadmisi, sünteesime olulist erialast informatsiooni, et õigetel isikutel need käerauad lõpuks ikkagi sulguksid, et see on see roll, mida meie siis kanname hästi suures pildis, aga ma lähen natuke detailsemaks ka. Ma käin 2 teemat siis läbi. Kõigepealt siis Finantsinspektsiooni panuse sellisesse finantssektori kelmidega tegelemisel, ehk et milline on siis tegelikult selle Finantsinspektsiooni mandaat sellises karistussüsteemis, kus me paikneme. Aga ma ei puuduta muid Finantsinspektsiooni selliseid rolle ei finantsjärelevalvejana ega ka kriisilahendusasutusena, et ma olengi hästi kitsalt sellise kelmidega võitlemise teemaga täna. Ja teises osas oma ettekandest ma annan siis teatav sellised mõned näpunäited, mis mulle tundub, et kuidas isikud ise saavad ennast siis finantskelmide eest kaitsta. Nii. Finantsinspektsiooni siis kokkupuude sellist karistusõiguse poolega ja finantskelmustega on, ma arvan, neli peamist plokki. Et esimene on kuriteokaebuste tegemine. Ehk et see on siis selline olemasolev informatsioon, selle menetlus, kaebuse esitamine siis prokuratuurile. Kaebusi esitame me praktikas nii nende isikute osas, kes on meie kas siis järelevalve all, kui ka nende isikute osas, kes siis kas peaksid olema meie järelevalve all või rikuvad siis mingeid meie eriala norme, näiteks panevad toime mingeid manipulatiivseid tegevusi turul või mingeid muid rikkumisi, mis võib-olla otse ei ole tegevuslubadega seotud. Aga asjaolu, et meie teeme kuriteokaebusi, esitame ikkagi ainult meie erialaseaduste rikkumise pinnalt. Väärteomenetlused on teine hästi oluline kokkupuude koht, kus me siis puutume kokku sellise karistusõigusliku poolega ja seal oleme me ise siis väärteomenetlejad, me teeme väärteomenetluse trahve. Finantsinspektsioon siis on läbi viia sellisel menetlusel.
Ja meie eriseadustes on palju kitsaid koosseise, kus me siis väärteomenetlust läbi saame viia. Näiteks pangajuhi kohustuste rikkumine on, et see on küll karistatav väärteokorras 300 trahviühikuga ehk umbes 1200 eurose trahviga maksimaalselt, aga iseenesest sellist väärtegu me saame menetleda ja läbi viia. Kolmas selline oluline plokk on hoiatusteated. Need on sellised lühikese menetlusega ehk üsna kiire reageering konkreetse isiku mingile konkreetsele tegevusele ja meie siis selline järelevalveline hinnang ka, et see asi, mida siis see konkreetne isik tegi, et see ei ole siis meie hinnangul seaduspärane. Ehk et me teavitame sellega tegelikult kõige vahetumalt siis avalikkust nendest ohtudest, mida meie finantssektori raamistikus näeme. Ja 4. plokk, kus meie siis finantsõiguse karistusliku poolega kokku puutumine on selline erialane kompetents, et eks me püüame oma võimaluste piires ka jõustruktuuridele erinevat eriala teadmist täiendavalt juurde anda, et oleme neile partneriks ja sest eesmärk iseenesest on ju hoida Eestis sellist kuritegevust ikkagi üsna madalal tasandil. Nii, võib-olla natukese siis detailsemalt ka nendest 4 plokist, et kuriteekaebused, et nagu te näete statistikast, mis meie Finantsinspektsiooni kuriteekaebused, mida me oleme koostanud ja esitanud siis aastate lõikes siin 9 2018. aastal, 5 19. ja 30 kaebust 2020. Ehk et oluliselt suurenenud kuriteekaebuste arv. Sellest otse iseenesest ma arvan ei saa järeldada seda, et nüüd on väga suured probleemid meil teatud kuriteoliikidega, mis on finantssektoris, sest et Finantsinspektsioon on viimastel aastatel sellise finantskuritegevuse vastu võitlemist ka intensiivsemaks muutnud ehk et prioritiseerinud seda valdkonda, kuid teatud selge trend sellele, et teatud kelmused kasvavad finantssektoris on olemas, et seda kuidagi eitada ei saa. Siin ma rõhutaks ka ikkagi üle selle, et ka meie kuriteekaebused on ikkagi ainult meie siis Finantsinspektsiooni sellise mandaadi piires ja meie ekspertteadmisele tuginev, et näiteks hästi tihti me näeme, et meile tulevad kaebused kas siis krüptovarade näiteks või virtuaalvääringutega, et nendes osas meil puudub täna järelevalve mandaat, et meie ka selles valdkonnas siis kuriteekaebusi sellisel kujul ei tee, ehk et see on siis puhas selline rahapesu andmebüroo tegevus. Ja see puudutab ka kõiki muid eluvaldkondi, et me oleme ikkagi väga kitsalt oma valdkonnas see asutus, kes teeb kuriteoteateid. Ja ma arvan, et enamus kuriteokaebusi on meil investeerimisteenuse valdkonnas, kuid viimase aja elu on kirjum, nagu te näete, 30 kaebust, eks ole. Teine liik või kokkupuudes, nagu ma rääkisin, on väärteomenetlused, et nagu siis statistikast näha, et 2018 oli meil selline 4 menetlust, 2019 oli meil 3 menetlust, 2020 oli meil juba 10 menetlust. Ja kui me vaatame ka nende trahvide suurusi, ehk et millega need väärteomenetlused siis lõppesid ja mis summa siis riigieelarvesse laekus, siis viimane aasta oli see 1,2 miljonit eurot, mis võrreldes varasemate aastatega on ikkagi oluline tõus. Ja sellise tõusu taga muidugi on nii-öelda rikkumised rahapesu valdkonnas ja trahvid, mida me määrasime pankadele, milline maksimaalne väärteo koosseis on siis 400 000 eurot. Aga tõus iseenesest väärteo raamistikes on märgatav. Võib-olla natukese väärtegudes, mis need peamised väärteo siis sellised liigid meil on, et üks keskseid väärtegusid, mida meie menetleme, on turumanipulatsioon. Seal me teeme trahv juriidilistele isikutele keskmiselt siis 7500 eurot väärteo kohta ja füüsilistele isikutele, et me oleme jälle nüüd selles 300 trahviühikus, eks ole, 1200 eurot. Et keskmine on 830 eurot siis füüsilise isiku turumanipulatsiooni väärteo trahv. Aruannete mitte õigeaegne esitamine on niisugune teine plokk, et vaadake, et aruanded Finantsinspektsioonile, mida meile esitatakse, et see on selline väga oluline igapäevatöö informatsioon, millele tugineb ka väga olulise osas finantsjärelevalve, et kui meile esitatakse aruandeid valesti või need aruanded ei ole õiged, siis see on koht, kus me kindlasti reageerime ja ka väärteod on see vorm, kuidas me seda reageeringut teeme. Et keskmine trahv siin väärteo korras on siis meil olnud juriidilistele isikutele siis 12 000 eurot ja need on siis finantsjärelevalve subjektid. Ääremärkusena võib-olla, mis puudutab väärteomenetlusi,
et ega mu kolleegid Euroopast väga aru ei saa, et näiteks sellest, et miks meil turumanipulatsiooniis füüsilised isikud saavad maksimaalselt kuni 1200 eurot trahvi, et see kasum, mida sa turumanipulatsiooniga saad, see võib olla 10 või 100 kordades suurem. See on selline diskussiooni koht Eestis, et miks meil on odav finantssektoris seadusi rikkuda ja miks me tolereerime sellisel kujul rikkumisi ja reageeringud nendele on ikkagi üsna köömes võrreldes sellega, millised on need tulud, mida rikkumistega saadakse. Ehk et meie siis need karistusmäärad täna, mul on selline tunne, et ei peegelda neid rikkumisi, nende raskusi, rääkimata siis ka seda tulu, mida siis rikkujad saavad. Ja Finantsinspektsioon iseenesest on juba aastaid rääkinud, et see väärteo kontseptsioon finantssektoris, et sellega on üsna keeruline siin tegutseda, et ta ei sobitu sellesse kogu kontseptsiooni, et sellele väärteo menetluse raamistikul on üsna palju miinuseid. Esiteks on ta väga kulukas ja väga formaalne menetlus, tal on väga väiksed trahvimäärad ja ta aegub väga kiiresti, et põhimõtteliselt 2 aastaga, alates kui me nüüd teost, mingisugusest väärteost teada saame, peame me suutma selle siis menetleda sellisel viisil, et ka kohus on oma jõustunud otsuse teinud. Et kui me nüüd mõtleme mingi keerulisi rahapesu kaasusi, mis reeglina ilmnemadki tagant järgi, siis sellisel kujul väärteo menetlemine sellises asjas on põhimõtteliselt juba algusest peale võimatu, sest et need asjad on juba põhimõtteliselt ette ära aegunud. Ja väga suur probleem meile väärtegude puhul on siis ikkagi ka sellise juriidilise isiku karistamine, et Eesti õigus on omapärane selles osas, et kui me tahame juriidilist isikut väärteokorras karistada, siis me peame leidma sellise patuoinast füüsilise isiku, kellele me kõigepealt siis tuvastame kogu sellise koosseisu ja teo. Näiteks panganduses on see hästi tihti, me leiame ühe inimese, kes vajutas nupus send või jättis selle vajutamata. Ja siis me peame selle kuidagi omistama sellele juriidilise isikule, kes siis selle aruande meile esitamata jättis. Et ta nagu selles mõttes üsna selline aeganõudev menetlus. Ja tulemus iseenesest oli meil selliste madalate trahvimääradega oli üsna hästi nähtav nii-öelda nendes AML rikkumistes, mis meil siin pangandussektoris viimastel aastatel on olnud, et meie karistusmäärad iseenesest väärtegudes AML rikkumistes on maksimaalselt 400 000 väärteo kohta, osadel kaasustel ainult 32 000 eurot, et rääkides teistest riikidest, kes nende rikkumiste eest võtavad 10 või 100 miljoneid eurosid trahviraha, siis meil on mingi probleem finantssektoris vähemalt selles, et miks meie karistuspoliitika on liiga leebe rikkujate osas. Ja see diskussioon on käinud aastaid, et siin on erinevad koolkonnad, eks ole, karistusõiguslik koolkond ja haldusõiguslik koolkond ja tundub, et nad ei suuda omavahel neid asju lihtsalt kokku leppida. Aga trahviraha, mis siin aastaid varasemalt olnud AML rikkumistest on olnud, on ikkagi võib-olla 100 miljonites jäänud ka trahviraha kogumata Eesti riigil. Lähme edasi. Hoiatusteated. Hoiatusteated on ka, see on nüüd selline vahetu vorm, kus meie siis suhtleme tegelikult kogu avalikkusega ja teeme teateid selle kohta, et isikud, kes siis ei peaks siis finantssektoris, kes siis peaks omama mingit tegevusluba või kes rikuvad siis mingit õigusraamistikku, mis meie perimeetrisse kuulub. Me võime teha siis hoiatusteateid, see ei ole meil selles mõttes otsene kohustus, et me peame tegema, me võime neid teha, otsene sund puudub, aga ma saan kinnitada, et nii palju, kui meile ressursse on ja nii palju, kui meile infot laekub, me teeme ikkagi alati endast parima, et kõik need hoiatusprotseduurid läbi teha ja et võimalikult palju ja täpseid hoiatusteateid ka meie kodulehekülje peal olemas oleks. Ja et kuna see on ka valdkond, mis on selline ajakriitiline, siis ka püüame üsna kiiresti reageerida kõigile infole, mis me saame. Aga selge on ka see, et ega ükski hoiatusteade ei takista siis sellist teenust osutamas, et see on ikkagi informatiivne teave. Inimesed peavad ise olema hoolsad nii lugedes neid hoiatusteateid kui ka oma siis finantsotsuseid tehes. Aga hoiatusteadete juurde ja selle arvu juurde minnes, siis siin ka trend selgelt näitab, et hoiatusteateid teeme aastast aina rohkem. Kelmid tegutsevad tegelikult üha julgemalt ja ega siin muud võib-olla hoiatusteadest muud ei ole ka öelda, kui et me hakkame nüüd uuesti hoiatusteateid kohe avaldama, sest vahepealsel perioodil ühe Riigikohtu otsusega oli meil hoiatusteadete avaldamine
keelatud suures pildis, sest et ta oli õigusvastane. Riigikogu andis meile nüüd uue seadusliku mandaadi hoiatusteateid avaldama hakata ja ma usun, et siin lähipäevil hakkame ka nüüd uuesti hoiatusteateid üles panema, et täna näiteks on sahtlis meil juba üle 700 hoiatusteate, mis siis selle poole aastaga, kui selline õiguslik vaakum tekkis, mida ma avaldanud ei ole. Enamik neist tõesti on sellised välisriikide hoiatusteated, mis puudutavad välisriikides tegutsevaid ettevõtteid, kuid kindlasti on seal hoiatusteates ka Eestiga seonduvaid ettevõtteid. Erialane kompetents, et meie eksperdid on nii mõneski keerukas, nii finantsvaidluses, nii süüteomenetluses kui ka muudes menetlustes ekspertidena, et ma usun, et meie panus kriminaalmenetlustes on üsna oluline ja meie teadmisi oleme alati valmis jagama ja senine koostöö, ma arvan, nii politsei kui prokuratuuriga on selles vallas hästi sujunud. Viimane slaid on siis, et kuidas sa siis ikkagi hoida sellest liiga heast investeerimisvõimalusest, mis siis inimestele sülle potsatab ja nagu me siit nii Pangaliidu kui ka Keskkriminaalpolitsei näidetes täna nägime, et need lood on väga õpetlikud ja see ongi see päris elu, et inimesi püütakse kuidagi hanitada ja püütakse neid ikkagi nende varale õigustamatult ligi saada. Et mida meie siis teeme selleks, et sellised finantskelmused siin sektoris ka väheneksid? No, esimene, ma arvan, ja see kõige vahetum meede ongi hoiatusteated, mida me siis kodulehel avaldame. Et see on tegelikult ju avalik info, see on meie poolt läbi töötatud, me oleme menetlenud, me oleme vaadanud nendele erinevatele materjalidele otsa, me oleme teinud päeva lõpuks ikkagi täna ka sellise otsustuse, et see ettevõte rikub mingit normi finantssektoris. Kasutage selles mõttes seda teadmist, vaadake neid hoiatusteateid ennem, kui te mingid suuremaid investeerimisotsuseid teete, Aga mida siin tuleb arvestada, et see info ei ole ammendav, et see sõltub paljustki sellest, milline info meile laekub, ja kui palju meie siis oleme suutnud selliseid kelmuslikke tegevusi ise tuvastada, ehk et infot meile saab igaüks ise saata ja see on siis see alus, mille pealt me ka siis muu hulgas ka neid hoiatusteateid menetleme. Teine siis selline oluline verstapost on siis, kas tegevusluba on isikul, kes teile tahab mingit finantsteenust osutada või mitte, et isikud, kes on finantssektoris loastatud, et kõik see info on Finantsinspektsiooni kodulehekülje peal olemas, et vaadake seda infot, et kui teile ikkagi pakutakse väga tulusat investeerimisvõimalust, vaadake, kas näiteks investeerimisühingu tegevusluba on sellel ettevõttel olemas või vähemalt küsige sellelt pakkujalt siis, et mis sa arvad, et kas sul peaks selline luba olema või et vaadake, millised on reaktsioonid, et nagu ka Allan Parik ütles, et mingi hetk ka iga selline osav kelm ikkagi murdub ja tõenäoliselt te saate aru, et mis on need päris motiivid. Kolmas osa on siis selline enda harimine. Ma arvan, et Finantsinspektsiooni tarbijaveebis on üsna palju informatsiooni selle kohta, mida meie eksperdid sinna kirjutavad, et millised on erinevad teenused, millised on erinevad tooted finantssektoris. Vaadake kindlasti meie veebilehte, seal on ajakohast infot kogu finantssektori kohta, et selline enda harimine, ma arvan, selles maailmas on ülimalt oluline, sest ega keegi muu nii-öelda etteulatuvalt teie enda rahaga teid kaitsta ei saa. Ja info jagamine on selline neljas, mis on tegelikult, ma arvan, tänases sellises pigem keerulises maailmas üks olulisemaid komponente, et nagu ma ütlesin, et teie info põhjalt saame ka meie hoiatusteateid teha, kui me oleme jõudnud sellele samal järeldusele, et kas teid või kedagi teist on petetud. Jagage meiega ka isegi neid kogemusi, kui see kogemus ei ole teile võib-olla positiivselt lõppenud, et mida keerukamaks see maailm, ma arvan, meie ümber siin muutub, seda olulisem on sellise info jagamine ja ma arvan, et üks reaalseid vastumeetmeid sellisele pettuslikule maailmale ongi sellise info vahetamine ja meie, ma usun, läbi oma hoiatusteadete ja ka muude tegevuste püüame seda infot omakorda edasi jagada, kui me oleme sellele mingisuguse erialase kvaliteedi juba andnud. Ja lõpetuseks, finantskelmuste maailmas, eks ole, te peate olema ikkagi, ma arvan, ise valvsad, et ega keegi teine teie ees seda valvsust ei hoia ja rahad petetakse välja, et seda tehakse osavalt,
aga see on ikkagi pettus selles mõttes, et see on mingi näilisus ja mida rohkem te ikkagi tegelete selle teenuse osutajaga, kes teile midagi tahab, mingit teenust osutada, et seda suurem tõenäosus, et te saate aru, kas see on päris asi või mitte. Ja on ka tegelikult üks väga lihtne reegel, et kui miski asi paistab liiga ilus konkreetses aegruumis, siis ma arvan, seda ta kindlasti ei ole. Et vähemalt ma arvan, sellise arusaamisega tuleb kogu sellisesse finantspettuste maailma suhtuda ja kontrollida ka kogu informatsiooni, mis teile antakse. Et kui te nii käitute, siis ma usun, et te olete enam-vähem maksimumi teinud selles osas, et olla ise valvas. See on minu poolt kõik. Suured tänud, väga põnev ja põhjalik ettekanne. Ma küsin veel ühe lisaküsimuse, enne kui me viimase plokini liigume, et võib-olla paljud kuulajad, kelle hulgas on ka ajakirjanikke, tahavad teada, et millal siis kõik need ligi 800 teadet hakkavad FI veebi jõudma, et on küsimus päevades, nädalates või kuudes? Ja see seadusraamistik nüüd jõustus siin mõned päevad tagasi. Ma usun, et me oleme valmis avaldama siin nädala-2 jooksul ja hakkame ükshaaval neid hoiatusteateid ka üles panema. Aga seal on hästi palju välismaaga seonduvaid, välismaa ettevõtetega seonduvaid partnerite hoiatusteateid, aga on ka Eesti ettevõtetega seonduvaid hoiatusteateid. Suured tänud. Ja liigume edasi tänase veebiseminari viimase plokini, milleks siis on diskussioon Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri ja riigiprokurör Sigrid Nurme vahel. Teemaks on siis keerukam kuritegevuse liik, valgekraede kuritegevus ja siis karistused selles vallas. Et võib-olla Siim, sa kõigepealt siis räägiksid, et mis kuritegevuse liik on üldse valgekraede kuritegevus ja mis seis meil Eestis on sellega? Valgekraede kuritegevus on meil iseenesest vist defineeriti juba 39. aastal siis Ameerika kriminoloogi poolt, kes ütles, et see on siis nii ärimeeste, kõrgelt hinnatud ekspertide või poliitikute selline tegevus, mis ei vasta nende kutsele ja käituvad nagu kurjategijad. Ehk et ma arvan, see võib-olla defineerib kõige paremini, mis asi see valgekraede kuritegevus on. Aga ma arvan, seal vist hästi olulised komponendid nendel valgekraede kuritegevustel on see, et see ei tugine reeglina, ta ei tugine üldse vägivallal. Seal on sellised varjamise ja usalduse kuritarvitamise komponendid ja eesmärgid on puhtalt ainult finantsilised. Ja finantssektorit, ma arvan, ta puudutab otseselt selles mõttes, et enamus võimalikke kuritegevusi ja kelmusi finantssektoris ongi selline nii-öelda valgekraede kuritegevus, et keegi sulle füüsiliselt külge kuidagi kätt või mingit eset ei pane, küll aga ta tahab väga saada su pangakontodele ligi või tahab saada mingit raha. Ja eripära, ma arvan, mis meil täna on, miks see kuritegevuse liik võib-olla on selline aktiivsem, on see, et üsna sellise madala kuluga on võimalik saada üsna suurt tulu, et sa investeerid üsna vähe, et sul peab olema, ütleme nii, et natuke see nutti ja hea internetiühendus ja arvuti selleks, et hakata juba kelmusega nii-öelda pihta. Et ma ei tea, Sigrid, et kuidas sulle tundub, et kuidas see valgekraede kuritegevus ja kuidas meil üldse finantskuritegevusega Eestis lood on? Ma arvan, et tänases internetimaailmas me oleme ju selles kohas, kus raha on lihtne teenida, nagu sa ütlesid. Et toome siia sisse veel ühe mõiste nagu peitkuritegevus, ehk siis nendest finantskuritegudest ei jää tavapäraselt sellised jälgi, nagu meil võib-olla mingitest isikuvastastest kuritegudest jääb. Meil ei ole tunnistajaid, meil ei ole selle kurjategija kõrval inimesi, kes näeksid, mida ta konkreetselt teeb, kus ta teeb. Kui me toome siia internetimaailma sisse, siis meil on võimalus oma asukohta peita neid jälgi, mis seal internetis on ja selle tuvastamine on väga keeruline. Et täna me ei räägi kitsalt ainult Eestit puudutavast kuritegevusest, nagu ka Leho-Laur eelnevalt ütles, siis see majanduskuritegude liik kui finantskelmused puudutab tegelikult päris suurt osa maailmast ja see on võrgustik. Eesti on lihtsalt üks osa sellest ja siin on ka see koht, mida inimesed peavad mõistma, et nende asjade menetlemine kas siis väärtegudena, kuritegudena, et see ei ole üldsegi lihtne. See võtab väga kaua aega. See nõuab väga palju ressurssi ja väga palju rahvusvahelist koostööd. Ja see ongi see, mis teeb need asjad väga keerukaks. Üks tunnus iseenesest on ju ka see, et väga tihti ei pruugi ka neid nagu selliseid kannatajaid on ju olla. Või on kannatanuid väga palju. Või on väga palju, jah. Näiteks, et sul on
et 10 miljoni isiku kontolt on võetud 5 eurosenti, on ju, et tegelikult on ju kriminaaltulu täitsa arvestatav, Just. aga kes see läheb 5 eurosendi pärast siis neid kuriteokaebusi või teateid tegema, et Ja või on teine äärmus, et kui me räägime näiteks investeerimiskelmustest, siis on üle maailma meil tuhandetes ja tuhandetes inimesi, kes on mingile platvormile oma raha andnud ja Eesti kriminaalmenetlus täna eeldab, et kui me räägime üldmenetlusest, siis see kannatanu peab tulema kohtusse ütluseid andma. Kui meil on inimesed Hispaaniast, USA-st, Venemaalt, Taist, nende õigussüsteem on hoopis teistsugune. Nende emakeel on hoopis teine, nad ei tea Eesti süsteemist mitte midagi, aga meie siin täna peame neile selgeks tegema selle, et mida on vaja selleks, et me saaksime kohtusse minna. Ja ka see võtab väga palju aega, et olles üks kannatanu sellest suurest massist, tähendab tegelikult inimese jaoks seda, et tema asi, mis võib-olla üksi vaadatud on hästi lihtne, kasvab suureks seetõttu, et sarnaseid isikuid koos temaga on väga palju. jah, isegi see rahvusvaheline mõõde tõenäoliselt on see väga suur, aga mõtlen isegi Eestis, et sul on nagu mõnes fondis 100 000, 200 000, 300 000 inimest, et kuidas need inimesed siis kõik nagu sinna kohtusse tirida ja seda siis kriminaalmenetlust alustada? See ongi see küsimus ja see probleem, mille ees me täna oleme. Et seadus on meil täpselt selline, nagu ta on. Kannatanu kaasamine on meil vajalik, me ilma kannatanuta ei saa kuritegu menetleda. Ja siit need probleemid tekivadki, et loomulikult me loome oma sihtmärke, me teeme teadlikult neid asju väiksemaks, me lähemegi jupikaupa kohtusse, aga inimese jaoks võib see tähendada seda, et ta oma raha, mis ta täna pettuse teel investeerib, heal juhul saab tagasi aastate pärast, kui ta üldse midagi tagasi saab. Et räägime ikkagi sellest, et mitte keegi ei pane ju toime kuritegusid selleks, et seda raha kuskil sukasääres hoida ja oodata, millal politsei või jõuasutused seda tulevad ära võtma. Need rahad liiguvad samamoodi igale poole üle maailma. Need kihistuvad, need segunevad legaalsete rahadega ja nende äravõtmine on väga-väga keeruline. See on hea teema, et mis puudutab nüüd seda kriminaalõigust ja kriminaalmenetlust iseenesest, et vaadates siin ka mõnda avalikkusest läbi käinud suuremat kohtuvaidlust, mis puudutavad siis kas finantsõigust või sellist ka suuremaid kelmuse kaasuseid, siis kas meie selline kriminaalõigus täna just nagu ei paku väga suurt kaitset kogu sellisele nii-öelda osavamale valgekraest kurjamile, ehk et kas see raamistik, mis täna on nagu loodud, et kas ta on üsna lihtsalt ikkagi nagu sellise osavama kelmi poolt ära kasutatav, mis võib tekitada siis ka kriminaalmenetlustes probleeme, sest et need õigused, mida võib-olla on mõeldud sellisele heausksemale menetlusosalisele, et need väga osavad kriminaalkelmid suudavad selle menetluse ikkagi üsna keeruliseks ja raskeks teha või mis need probleemid selles kriminaalmenetluses üldse on, et täna, kui sa vaatad selliseid väga siukseid peeneid finantsalaseid vaidlusi, et kas meie raamistik seal kriminaalmenetluses on üldse kuidagi nagu mugavdatud või kohendatud selliste menetluste jaoks? Kindlasti, kui me räägime väga suurest menetlusosaliste arvust, siis tekivad meil kohtus probleemid. Kui me räägime üleüldse täna karistusõigusest, nendest paragrahvidest, mis meil seal on ja võib-olla ka sellest etteheitest, et miks nii leebelt suhtutakse, siis tuleb aru saada, et karistusseadustikus majanduskuritegude peatükis on meil ainult 2 esimese astme kuritegu, mis näevad ette karistuse siis rohkem kui 5 aastat. Ülejäänud kuriteod on meil kõik teise astme kuriteod ja see võibki tunduda selline kummaline, aga sisuliselt inimesed, kes siis võtavad firmast näiteks 10 000, on samal pulgal inimestega, kes omastavad kuskilt mingisugusest suurest investeerimisplatvormist kõik need miljonid, mis sinna on kogutud. Jah, karistuse mõistmisel saab natuke seda arvestada, aga karistuse sanktsioonimäärad panevad piirid ja need panevad piirid ka sellele, et kuidas me saame eelmenetluses konkreetsete inimestega toimetada, kui pikad on vahistamise tähtajad, kui suur tõenäosus on, et teise astme kuriteos keegi vahi alla võetakse, kui tal ei ole eelnevat karistusi. Kui me räägime
pettuste toimepanijatest, siis sageli on need inimesed, kes ei ole eelnevalt karistatud. Nagu meil on siin eelnevad kõnelejad ka rääkinud, siis täna prokuratuur ja politsei vaatavad ikkagi väga kitsalt siin finantssektoris ringi, seavad sihtmärke. Ehk siis me jõuame siit teise olulise teemani, mis on ressurss. Me ei jõua kõikide asjadega tegeleda ja see on tegelikkus. Ehk siis kui me räägime tuhandetest ja tuhandetest telefonipettustest, siis me ei saa kõiki neid korraga menetleda. Me peame menetlema neid isikuid, kes on nende pettuste taga, kes seda süsteemi üleval hoiavad ja seda toidavad. Ja sinna me tegelikult tahamegi jõuda. Lisaks on siis eesmärgiks ka see, et majanduskuritegudes ei peaks olema meil primaarne see, et kui suure karistuse keegi saab, vaid kui palju raha, kas siis kuritegeliku tulu või siis kannatanu kahju me suudame hüvitada. Sest et nagu ma ütlesin, siis neid kuritegusid pannakse toime sellepärast, et raha teenida. Ja see on see koht, kus me riigina peame sekkuma, et keegi ei saaks kuritegelikust tulust elada. Aga just see karistuse pool ka, ma mõtlen, et üks asi on, loomulikult ei pea kõiki vangi panema ja loomulikult ei pea karistused alati kõige suuremad olema, aga et kuidas sul tunne on, et kas täna need kurjamid, kes siin finantssektoris on, et kas nad ikkagi saavad oma teenitud karistuse ka või on see nii ja naa, et vaadates seda nii kogu seda praktikat kui ka võib-olla üliinimlikke selliseid normi ja detailidesse laskumisi mingites episoodides, et võib-olla nad iga kord ei saagi karistada. Ja tõendamisstandard on Eesti kohtusüsteemis väga kõrgeks läinud, et selleks, et kedagi süüdi mõista, tuleb teha väga palju tööd. Lihtsalt mingite kahtlustega kohtusse minna ei ole võimalik. See tingib ka tegelikult pikad protsessid. Ja kui me räägime nüüd teo toimepanemise ajal sellest teokaalust ja võib-olla 5 aasta pärast lõplikust lahendist, siis loomulikult on see teokaal vähenenud. Kui inimene on suutnud olla õiguskuulekas või vähemalt ta pole uuesti meile radarisse sattunud, siis ka seda ju arvestatakse. Ja siit võib-olla ongi tingitud nendest pikkadest menetlustest ka natukene sellised väiksemad karistused. Ja ma olen nõus, ma arvan, et Finantsinspektsioon samamoodi oma väärtegude menetluses näeb seda, et väga formaalsete rikkumistega võib juhtuda see, et inimene mõistetaksegi õigeks. Ja me ei suudagi ära näidata seda, mis seal süsteemi taga on olnud. Sellega muidugi saab selle viimase teema äkki midagi nüüd ära siduda, et kas see karistusraamistik, mis meil täna on, et kas seda peaks võib-olla ka aja vastu mingi hetk kohendama, et mõtlen, et see maailm ümber läheb hästi keeruliseks, aga see tõendamisstandard riigil on vähemalt sama karm või karmim, kui ta ka oli varasemalt, aga jälle pannes selle ülikeerulise maailma siia kõrvale ja võib-olla osati paremas infoväljas olevad kelmid, kui riik isegi on, et kuhu sa selle piiri ikkagi riigina see tõendamiskoormusel paned, et kui prokuröril keelatakse näiteks mingite tõendite kasutamine ära, kuna seal ei ole siis kas mingit volitusnormi või mandaati täpselt paigas, aga kurjategija saab selle üsna odava ja paari sammuga kätte, et kuhu siis seadus või ka isegi kohus selle piiri võiks panna, et ma arvan, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et kas see võib viia mingi hetk selleni, et see karistusraamistik tuleks ka kuidagi üle vaadata selle uue elu vastu ja võib-olla ka nende selliste peenemate ja raskemate petuskeemide vastu, et ma olen nõus, et tänane seadus ja õigusruum on võib-olla natukene nendele finantskelmustele ja kogu sellele IT-maailmale jäänud veidikene jalgu. Seda tuleks kohendada, seda tuleks vaadata tänastes oludes ümber, just täpselt tõendite kogumise, nende talletamise ja kogu selle viisi osas. Mis puudutab nüüd karistusi, siis jah, karistusseadustik on meil ju väga kaua kehtinud. Sellel hetkel, kui loodi omastamise koosseis, ilmselt ei mõelnud keegi Bitcoinile. Et täna me selles olukorras oleme. See on ühiskondliku debati koht, et kas me oleme jätkuvalt ühiskonnana nõus, et miljoneid varastav isik maksimaalse karistusena saab 5 aastat vangistust või mitte.
ja see on see koht, millele seadusandja täna õnneks juba on hakanud mõtlema oma reformidega ja ka kriminaalmenetluse revisjoniga. Ja ma loodan, et tulevikus asjad lähevad paremaks, aga pean siin ütlema, et me oleme alati 2 sammu tagapool nendest, kes neid tegusid toime panevad. Ja see ilmselgelt jääb ka tulevikus niimoodi. Diskussioon on väga põnev ja ma saan aru, et see teema tegelikult võiks veel jätkuda. Et ma saan aru, te olete mõlemad seda meelt, et karistus siis õigusraamistik tuleks selles vallas siis ikkagi üle vaadata ja võib-olla suurem diskussioon pidada. Absoluutselt. Ma arvan, et see on see koht, mida me peaksime pidama. Täna nähes neid juba avalikkuse ette tulnud asju, mis meil on menetluses, mis meil on osaliselt juba kohtumenetluses, et need tõstatavad väga teravalt neid probleeme, et ühiskonnana kahju saavad ju täiesti tavalised inimesed. Ja me peame neid kaitsma ja nende jaoks peab olema see lahendus kohtumenetluses kiire. Kui me oleme valinud selle tee, et me mingi teemaga läheme kohtusse, siis peab ka see lahendus tulema mõistliku aja jooksul. Võib-olla on siin teemat järgmise veebiseminari jaoks. Aga suured tänud teile, Siim Tammer Finantsinspektsioonist ja riigiprokurör Sigrid Nurm selle põneva diskussiooni eest. Ja sellega on lõppenud meie tänane veebiseminar. Kes ei jõudnud otse seminari kuulata, siis on võimalik seda järele vaadata ja kuulata Finantsinspektsiooni tarbijaveebis minuraha.ee. Ja mis siis muud, kui ärge võib-olla uskuge kõike, mida teile telefonis räägitakse, kontrollige, olge valvsad. Mina tänan ja nägemist.